Täna läheme külla Kristinile ja Allanile, viime natukene külakosti ja räägime elust Palkmajas. Tulge minuga kaasa. Idee sündis see, et kolida linnast maale ja otseses kontaktis loodusega, et tegeleda lihtsalt eluga ja võimalikult vähendada seda ümberringi olevat stressi. Siis sellest sai nagu idee ja kuna ma olen tegelikult ikkagi maalaps terve elu olnud, siis oli mingi igatsus kogu aeg see, et nagu midagi on puudu. Siia tulles ma tundsin nagu kohe, kui me olime siin paigal, et see võiks olla see koht, kuhu ma tahaksin elama jääda. Palkmaja kindlasti on palju soodsam kui mingi elementmaja ja teiseks ta on looduslähedane. Et ma mõtlesin natuke sellele säästlikkusele ja mõtlesin ka sellele, et kui ma ehitan maja valmis, siis põhimõtteliselt ma ei pea siseviimistlust enam tegema. Et tegelikult see palk juba ise on nii ilus. Et sellepärast palkmaja, aga nüüd selle krundiga koos oli ka olemas ehitusluba ja projekt ja projektis oligi palkmaja, aga lihtsalt seal oli natukene teistsugune, nii et seda sai pisut muudetud, aga see palkmaja, millegipärast mul oli selline unistus olnud juba noorest peale, et ma tahaks palkmajas elada. Valikus, kuna me saime tuttavaks siis, kui see maja oli juba valmis, siis see ei lähtunud mitte palkmajast, vaid ikkagi sisustusest. Sisustusest, nagu öeldakse. Tegijani tegelikult ma guugeldasin igalt poolt, otsisin, vaatasin hindasid ja mis mulle nagu meeldis Aare juures oli see, et ta otsis alati mitte lahendusi ainult iseendale, vaid et ta püüdis ka klientile otsida lahendusi. Ta oli väga vastutulelik minule, nii et selline ta oli paindlik, vastutulelik, väga lahke, viisakas, nii et kohe algul mulle tundus, et ta on tore inimene, et tema käest ma tahaks tellida maja. Me käisime koos, mina, minu tütar ja Aare, käisime Kiidjärvel oli mitu näidismaja ja me käisime koos neid vaatamas, siis sellel hetkel olid, seal vist on talle ehitatud, äkki oli 3 maja ja me nägime neid kõiki seest ka ja see tundus nagu väga äge. Paljud imestavad, et oi, et naiste rahvas niimoodi üksinda ja ehitad maja ja mõtlen, ega mina ei ehita ju. Et ehitusmehed ehitavad. Et eks seal oli palju korraldamist, aga tegelikult oligi see ju, et mina organiseerisin töid, et mina ise ju seda ei ehitanud, et selles mõttes on ju mul lihtne. Palk on, mis elab su ümber, et ta ei ole nagu mingi selline eluta sein, et see on ikkagi see looduslähedus ja võib-olla see koht nagu ka, et ümberringi, näiteks ma 5 aastat algul üldse ei pannud kardinaid, sest mulle väga meeldis, et ma näen, et iga aken oli nagu eraldi maal ja see kogu aeg oli muutuses. Et see on muidugi eelis, et on hästi looduslähedane ja minu meelest selline romantiline ka, et puudusi ma ei teagi, puudusi ei olegi nagu minu jaoks. Aga muidugi see, et meil on maaküte sees, nii et selles mõttes on nagu hästi mugav, et kui ma varem elasin sellisel kombineeritud küttega korteris, kus siis oli puitküte, et ma pidin ahju kütma, siis ma tundsin siin, et vau, et nii mugavat elu mul ei olegi olnud. Et see palk on selles mõttes hea, et ta hingab. Et siin võib-olla ei teki väga sellist kinnist ninatunnet, mis on kivimajades. Et kui õhk ju kohe tõmbab ju kõik lõõrid kinni, et see on väga oluline. Ma töötan kivimajas, kus on keskküte ja ma võin öelda, et minul hakkab ikka väga selles mõttes, et see sisekliima nagu seda häirib,
seda ja ma näiteks töö juures mul on pidevalt kohvitasse omal kõrval. Selleks, et nii-öelda hoida seda, et ma tunnen, et mul tekib joomisvajadus, ma olen proovinud, et ma joon, kui liiga palju kohvi juua, see ei ole ka hea. Et ma muidugi selle juures ma saan öelda, et ma ei ole tegelikult selline kohvinarkomaan. Ma joongi sellepärast, et mul on kurk kuiv. Sest näiteks, et kui ma olen olnud siin nädal aega kodus, siis kui Kristjan oli oma tervisekontrollis jälle Itaalias, ma olen nädal aega siin kodus ja ma ei joonud mitte ühtegi tassi kohvi, sest siis see kliima on teine ja mul ei ole vaja juua pidevalt. Et selles mõttes minule annab küll see nagu oluliselt nagu tunda. No ütleme nii, et kuna ma ise panin tapeedi, et projektis oli ette nähtud, et oleks seal olnud laudis, aga mina tahtsin tapeeti üles just magamistubadesse, siis ma ei osanud arvestada sellega, et maja natukene vajub ja nurgakohtades siis see tapeet on pisut rebenenud, see on võib-olla ainus puudus. Ma ei oska midagi muud esile tuua. Rohkem oleks võinud muidugi elektripistikuid panna, et see on minu enda planeerimise küsimus. Et tegelikult kogu aeg see värske puidu lõhn oli iga kord, kui sisse tulid. See uue asja lõhn. Nüüd seda vist enam ei ole, et juba on 10 aastat sees elatud, peaks nüüd jälle natuke värskendama võib-olla kodu, aga üleüldse juba see, et elada oma majas, elada looduse keskel, kus on puhas õhk, kus on ilus loodus ja mis veelgi tähtsam on see, et me saame ise siin kasvatada oma toitu, kanad ka, nii et selles mõttes on võimalusi palju, tööd on muidugi ka, aga see ongi nagu iseenda heaolu jaoks. Täitsa hea, kuna just meil on see maaküte, et see ise reguleerib ennast, vahel on siin kevadel ja sügisel, siis kui on täpselt see temperatuuride nagu see ülemineku küsimus, sest maaküttel on nagu ette antud nagu temperatuur, millest alates ta hakkab ennast nagu sisse lüütama, välja lüütama, et vahel on nagu seda on vaja siin reguleerida. Aga ütleme teine asi, mis see palkmajal on ikkagi see, et esimestel aastatel ta vajub ju kokku poole, et siis kindlasti peab vaatama, et need toppimised, vajadused ära teha, mis on, aga see on ju lihtsalt see palkmaja, see on ju teada asi, et see ei ole mitte see puudus, vaid see on üks osa sellest lihtsalt. Et kui need asjad on nagu õigeaegselt ära tehtud ja kusjuures ega me isegi ei ole siin igal aastal seda teinud, me lihtsalt oleme seda vaadanud, et seal mingi ühel aastal tegime ära, kus oli vaja natuke rohkem vaja teha, siis ja lihtsalt ma olen siin käinud neid üle, et lihtsalt vaadata neid nurgas, et kui seal kuskil midagi külmenat on, kas kuskil midagi on lihtsalt vaja nagu jälle üle käia, aga et ei, muidu selles mõttes nagu hea ja mugav ongi see, et tegelikult see maaküte siin ise reguleerib ennast ja kui siin ikka esimestel aastatel sai tehtud, et lihtsalt, et kütame ise täiendavalt juurde, siis tegelikult ega seda väga nagu ei oleks olnud vajagi, sest ega lihtsalt küte ise nagu reguleeris ennast. See on lihtsalt emotsionaalne see, et on elav tuli. Sa teeks midagi teisiti või? Ei, juba lihtsalt sellepärast, et ta tegelikult on täiesti sobiliku suurusega ka sellise nii-öelda 2-3-kesi elamiseks. Et sageli, kui inimesed tulevad nagu maale, siis mõtled kohe, et see on nagu hea koht, kuhu teha see suurt maja, aga see lihtsalt teeb iseendal nagu tööd rohkem, et ikkagi tuleb maja teha selline nii nagu vaja on, sest ega nagu ikka öeldakse, et inimene ju elab või peaks nagu kolima elus 2 korda, 1 kord on see, kui ta nii-öelda oma kodust välja kolib, saab täisealiseks ja teine kord on siis, kui ta läheb pensionile, et nii-öelda jõukohane nii-öelda maja olla. Kes tahab palkmaja ehitada, võiks mõelda, et enne kui ta tellib, et oleks koht, kuhu see palkmaja panna. Sest natuke huumorit ka, aga lihtsalt, et ei maksa teha väga suurt, et sellel ei ole ka nagu mõtet ja kui nagu ikkagi on nooremad inimesed, kes jaksavad trepist käia, siis soovitavalt ikkagi 2-kordne, sest üleval näiteks meie magamistoad ei ole väga suured, aga ega me ei käi ka seal rohkem üleval põhimõtteliselt, kui teeme trenni ja magame. Nii et tegelikult kogu elu ongi sul ju ühes ruumis, siin algus on köök ja elutuba ja õues. Et mina jälle ütlen see, et looduse keskele, mida siis muud kui palkmaja,
minu nii-öelda teemaks on just nii-öelda metsastatistika ja sealhulgas ma olen ka ise töötanud Keskkonnaagentuuris statistilise metsainventuuriga ja selle eesmärk oligi just nimelt anda ülevaadet kogu sellest Eesti metsaressursist ja selle kasutusest ja kuidas see nagu ajas muutub. Nii et see selline palkmajade ehitus on täiesti üks metsaressursi kasutamise viise ja täiesti loodussõbralik ikkagi nii-öelda Eesti. Et selles mõttes on otseselt nagu ka sellised palkmajad ka minu nii-öelda valdkonnaga nagu seotud, et millega mina tegelen. Loodusele selles mõttes on päris mitmeid kasulikke asju, et ühelt poolt on see, et meil on niikuinii vaja kuskil elada ja nüüd on meil lihtsalt meie valikus, kas me näiteks teeme mingitest ehitusmaterjalidest, mis on tegelikult kas toodetud ja selle tootmiseks alati kulub mingit täiendavat ressurssi või siis teine variant on see, et me võtame siit samast lähedalt metsast selle palgi, me ei pea sellega palju vaeva nägema ja me saame selle tuua ja panna juba nii-öelda seina ja meil on tegelikult väga väikeste täiendavate nii-öelda kulutustega saadud omale maja. Et täiendavad kulud on need sellised asjad, näiteks, et meil transport, kui me nüüd hakkame midagi ise tootma neid, näiteks toodetakse meil täna ka need erinevaid kive ja asju, siis sinna kulub väga palju muud ressurssi, aga see palk lihtsalt ise on selline väga loodussõbralik, et me ikkagi võtame ta tervelt, natukene töötlemist ja on ta juba seinas ja selle sama koha peale saab tegelikult hakata nüüd juba järgmised puud kasvama, ehk siis see on nii-öelda selline ringlus, kus siis nii-öelda me kasutame ja anname võimaluse ka uuel ressursil nagu kasvada, sest kui see puu seal nii-öelda 7-8 aastat kasvab, mõni ka 100 aastat, siis on see, et 100 aasta pärast saab ka keegi järgmine omale maja ehitada, aga et meil nii-öelda kogu aeg nii-öelda selle ressurssi kasvab juurde ja oluline ongi see, et me tegelikult anname ka võimaluse sel metsal, nagu et kui me toome sealt mingi puitmaterjali välja, et ka uus mets saab tegelikult seal kasvada, et täiendavat uut puitu nagu toota. Metsaga on meil asjad väga head, et kuigi jääb mulje, nagu meil täna raiutakse oluliselt rohkem, kui näiteks oli siin 30-40 aastat tagasi, aga tuleb ikkagi arvestada, et siin circa 100 aastat tagasi oli meil metsa ka pindalaliselt poole vähem ja meil lihtsalt siin sõjajärgselt on väga palju metsi nagu nii-öelda inimese poolt istutatud põllumaadele, rohumaadele, kui ka ta on ise looduslikult tulnud, sest eks see oli ka 60-70-ndatel, kui kolhoosid, sovhoosid ei saanud selle põllumajandusega nii edukalt hakkama ja ka seal igal aastal praktiliselt 15 000 hektarit istutati või siis tekkis looduslikult juurde. See on seda, et 20 meil tekkis circa 300 000 hektarit ikkagi metsa nagu täiendavat. Ja täna lihtsalt need samad metsad on saanud kõik küpseks ja me võime öelda, et viimased 20-25 aastat on meil enam-vähem püsinud ka see küpsete metsade osakaal seal 25% juures, ehk siis, et kuigi meil lõigatakse metsa, seda siiski tuleb nii-öelda kogu aeg samas mahus juurde ka, et see küpse metsa tegelikult osakaal on püsinud täna väga suur. Et kui täna on see enam-vähem 25%, siis 80-ndatel oli see alla 10% oli meil tegelikult küpseid metsi, sest lihtsalt selle ajal olid ka metsad nagu nooremad. Ja kui täna on ikkagi seda, et nii-öelda meil peab olema kas see mets selle etteantud vanusega või siis etteantud diameetriga vähemalt, et mis juhul me võime raiuda, siis ikkagi 80-ndatel näiteks oli täiesti tavaline see, et kui metskonnale anti ette, et pindaliselt, kui palju ta võib raiuda, nii nagu ka täna näiteks RMK-s neid pindaliselt ette antakse, siis ja kui näiteks 80-ndatel oli see, et selleks sobilikku nagu metsa ei leitud, mis on küpsmets või ligipääsetuse all, see oli täiesti normaalne, et lõigati ka sellist keskealist metsa, mida tegelikult täna ei lubataks lõigata. Et lihtsalt, et saada seda nii-öelda normi täis, see oli ka see põhjus, miks tegelikult metsad olid nooremad. Et just sellepärast ei saanud ka nii palju seda ka raiuda. Et sellest võibki täna tunduda lihtsalt, et meil raiutakse rohkem, aga lihtsalt meil tegelikult 80-ndatel näiteks lõigati selles mõttes isegi rohkem suhteliselt kui nii-öelda täna, aga lihtsalt meil siis olid metsad nooremad.
Mitu Jah. puud siis on Eestis? Eestis on metsades kasvab circa 5 miljardit puud. Üks pool ongi just see jalajäljel see, et kui me ehitame täna omale näiteks kivist maja, siis sinna läheb väga palju, tehakse, et nii-öelda täiendavalt kasutatakse ära loodusressurssi selleks, et üldse see kivi saaks valmis. Aga palgiga võrreldes on ikkagi see samagi, et me palki teeme siin koha peal, õigemini mitte ei tee, vaid me saame raiuda seda koha peal ja meil ei ole vaja kaugelt seda transportida, aga ikkagi sellist, kas või kivi jaokski, võtame kõigepealt seesama tsementki, kas või see tsemendi tootmine isegi on väga suure sellise süsiniku ja keskkonna jalajäljega. Et ikkagi nende materjalide tootmine ise on juba seal väga suur ja teine asi on see, et neid tuleb ka kaugemalt transportida, see on seda, et me tegelikult kulutame jälle ka seesama kütuski rohkem selleks, et see jõuaks meile see koha peale. Meie selles mõttes oma keskkonnasäästlikkuselt oleme nagu väga tublid, et samagi, et meil on täna palkmaja, see on seda, et kas võtame samagi, et ehitusel see süsiniku jalajälg on väike, me oleme täiendavalt see on ka koht, kuhu ka süsiniku salvestatud, siis teine pool on see, et meil on täna maaküte, see on seda, et maakütte enda puhul on juba see, et kui erinevad need kütmisviiside puhul on see, et toodetakse ju täiendavat sooja, siis selle puhul, selle maakütte puhul on ikkagi see, et olemasolev soe viiakse ühest kohast teise. Et see lihtsalt nagu muutub. Nii et see on jälle üks selline keskkonnasõbralik viis ja meil on ka täna see, et meil on oma päiksepaneelid, ehk siis, et need päiksepaneelid meil toodavad täna aastas rohkem elektrit, kui me ise ära tarbime. Ehk siis selles mõttes me võime öelda, et meie oleme samagi, et saame päikselt kogu selle elektrienergia, mida meil on siin vaja, meil lihtsalt et kuna see kõik ei kattu meil 100%, siis me müüme seda, aga et me saame tagasi lihtsalt teisel ajal, et meie oma summaarne jalajälg ja loomulikult see, et siin maal elades ikkagi meil on vaja mitut autot, aga meie autod on need CNG ehk siis CNG-d, mida on täna ka täiesti ju inimene toodab, mitte see ei ole loodusest või varasemalt nii nagu see fossiilsete kütusena ei ole salvestunud, mida võetakse kasutusele, vaid ikkagi ka see on täna bio. Nii et need on viisid, kuidas meie täna hoiame oma sellist jalajälge ja loomulikult see, et me teeme ka siin ise, kasvatame oma aias oma käsitöö, ehk siis, et ega need on sellised viisid, kuidas siin maal täna annab olla väga võimalikult selline loodussõbralik.